Armas Saalemi koguduse rahvas ja meie koguduse sõbrad, Tartu linna inimesed. Me oleme selles mõttes eriolukorras, et kirikutes jumalateenistusi ja palveteenistusi ei toimu. Aga palve ei lõpe sellegipoolest. Paljud on juba osalenud nendes üleskutsetes palvetada. TV7 on korraldanud niisuguse erilise palveõhtu. Ja kindlasti me ka oma isiklikes palvetes palvetame nende olukordade inimeste pärast ja kanname need kõik Jumala ette. Minu üleskutse on, et me Saalemi koguduses kasutaksime neljapäeva õhtust tavalist palvetunni aega selleks, et oma kodudes või kus me iganes oleme, palvetada. Loome palvevõrgustiku. Loome niisuguse palve päästeteki, nagu kasutavad päästjad nende inimeste kinnipüüdmiseks, kes ülevalt majakorrustelt peavad alla hüppama. See on niisugune kujundlik pilt, aga ma usun, et me oma palvetega suudame üheskoos seda teha. Ma kutsun meid üles, et me tugevdaksime oma isikliku palveelu. Kui enam koguduse rütm selles mõttes meid ei toeta, et me saaksime kokku tulla ja palvetada, ärgem siiski unustagem palvetamist ja kasutagem seda neljapäeva õhtut, mis meil on sisse juurdunud, selleks, et tõepoolest oma palveteenistust jätkata. Laiendame ka oma palveteemasid. Ma kutsun meid üles, et me palvetaksime meie linnajuhtide pärast, kriisikomisjonides töötavate inimeste eest, muidugi ka Eesti eriolukorra juhi, peaministri eest, kõigi nende meeskondade eest, kes praeguses eriolukorras tegutsevad inimeste heaks. Palvetame arstide ja meditsiinitöötajate pärast, poemüüjate pärast, päästetöötajate ja korrakaitsjate eest. Aga palvetame ka meie enda koguduse inimeste eest, eriti nende eest, kes kuuluvad riskigruppi, eriti eakad, vanemad inimesed, krooniliste haigustega inimesed. Aga palvetame kõigi eest ja usaldame iseennast ka Jumala kätte. See on niisugune võimalus, mis meile praegu on antud, tugevdada oma isiklikku palveelu, vastutustunnet Jumala ees, aga ka Jumala usaldamise harjutamist ning laiendada palveteemasid, nii et need ületavad ka Eesti piirid, palvetame kogu maailma pärast ja kristliku kuulutuse ja tunnistuse eest. Kui su tervis võimaldab ja sa saad, siis võid seda palvet jätkata veel ka selle nädala reedel, võtta ka paastuaega. Paast ei ole mitte lihtsalt toidust loobumine, vaid see on meie märk, et me koondame kogu oma südame ja kogu oma tahte ja kogu oma usu Jumalale. Olgu seegi väline märk selleks, et me tõepoolest kõige olulisemale võiksime koonduda. Pühakiri ütleb Rooma kirjas 12. peatükis 12. salmis. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves.